Kari Rago nimi ja Tartu Ülikoolis siis praegu topeltpositsioonis osalt siis Pärnu kolledžit kavandan ja teisest küljest siis olen geograafi õpetan jätkuvalt ja õpetan planeerijaid ja regionaalplaneerimise siis kaasprofessor uhke nimega praegu ning õpetanud siis seda planeerimist juba aastat vist 15-20 peaaegu, jah, aga rohkem minu fookus on siis arenguplaneerimisel, nii et kui nüüd siiamaani on olnud selline arhitektide kõrgplejaad, siis mina olen selline geograaf, kes siis rohkem nagu suhtleb majandusteadlastega ja käib selle kambaga läbi. Ja selles mõttes see vaade on hoopis teistsugune vaade, kui te nagu siit varem kuulsite. Ja üks selline väike filosoofiline taustakene siia juurde. Et kuidas siis seda ja miks pärast, võib-olla ka miks on see oluline, et tegelikult praegu on hästi palju seda nimbit, not in my backyard ja kus see nagu tuleb. Ja see nagu natuke seletab seda probleemi nagu lahti. Et kui me vaatame nüüd seda tervikut siin, siis me tajume oma meeltega, kas meil on nüüd 5 või natuke rohkem. Mõnel on ka kõhutunne, aga me tajume sellist konkreetset ruumi, kus me igapäevast elu elame. Ja nüüd on siis kõrval on selline nagu lihtsalt, seekord ma Kalle mis ettekannet ei kuulnud, aga eelmine kord ma teda piirusin natuke, et tema räägis ka sellisest filosoofilisest kategooriates. Ja printsiibis on siis majandus see, mis seda igapäevast elu nagu muudab. Alates siis müüb teile sukkpükse ja müüb teile ka kinnisvara, mis on praegu eriti popvärk, raha palju ju. Ja muidugi on ka riik, kes püüab nagu sinna mingi korda luua selles kaoses, mida muidu selline nagu vaba turg nagu tekitaks. Ma usun, et vaba turg mingil hetkel jõuab ise teatud struktuurideni. Isegi maffiad on tekitanud omale struktuurid, eks ole, tekib ikkagi mingi kord, aga sellega on siis väga suured nagu kaod kaasas. Ja selles mõttes on siis riigid, mida paremini on korraldatud riik, seda üldiselt paremini on korraldatud ka majandus ja inimesed on üldjuhul ka õnnelikumad. Samad inimesed on kõige õnnelikumad. Ja kui sa lähed sinna juba lõuna poole, siis seal on see õnneindeks nagu üsnagi kahaneb. Kuigi see suhteline, ma hakkan siia praegu laskuma. Aga nüüd, kui mõtlesid, hakkavad need abstraktse ruumi tekitajad, et kõigepealt on see ruum kuskil inimeste, arhitektide, planeerijate peas, siis hakatakse seda niiviisi kuhugi maha joonistama, kõigepealt plaani peale, siis juba maha märkima, siis juba ehitama. Ja siis ongi need ruumiteadlased, kes siis sellist ruumi nagu loovad. Kõigepealt oma peades ja siis üritavad selle nagu rahvale maha müüa. Ja siin on nüüd seltskond inimesed siis, kes elavad selles tavaruumis ja kellele igasugune väga suur muutus, mida suurem muutus, seda rohkem nad nagu tunnetavad, et see on nende jaoks probleem. Sest ei ole suuremat jõudu kui harjumus. Kui sa neid harjumusi tahad muuta, siis sa tegelikult saad kohe probleemi. Nüüd ongi, et mida rohkem sa seda muutmist teed, seda rohkem pead sa seda seletama ja põhjendama, et miks see siis nii on ja miks mitte teistmoodi. Ja arendajad sageli muidugi ei taha sellega tegeleda, sest nende jaoks on see lisakulu, lisaajakulu, aga nüüd viimasel ajal on ka selgunud, et demokraatlikus ühiskondades loomulikult, kui sa nagu selle selgitusega piisavalt palju ei tegele, siis lõpuks ei saa see mitte midagi. Nagu läks selle tselluloose tehasega või mingi muude asjadega läinud. Eestis ei ole juba 10 aastat ei ole ehitatud ühtegi korralikku tuulikut. Ja see on ka see, et üritati siis nagu väga otse peale lennata inimestele ja nüüd on siis mõeldud, et aga peaks äkki kogukondadele ka kuidagi midagi kasu tegema. Ja kui sa seda viisi lähened, et see igapäevane inimene hakkab ka tunnetama, et temal tuleb siis midagi kasu sellest muutusest, siis inimesed on nagu asi nagu teistmoodi. Ja me võime neid asju nimetada siis väga erineval moel. Et te võite neid rohkem tudeerida, mul on aeg sunnib takka ja tegelikult sellisest looduslikust ruumist saab siis, mida me tajume, saab siis kõigepealt kujutletav ruum, mida siis arhitekt-planeerijad tekitavad ja siin on siis vastaseks on neil siis selline elatud sotsiaalne ruum, mis siis peab nagu selle ära harjuma selle uue mõttega ja selle uut mõtet tuleks inimestele niiviisi abstraktsioonide nagu selgitada. Kuniks siis sellest saab lõpuks selline konkreetne uus ruum. Nii, liigub hästi kiiresti, ma siin lõpuks peale, ikka liiga palju. Ja põhimõtteliselt on siis see ruum pidevalt muutuv, toimuvad sellised rohkem ja vähem dünaamilised muutused. Et enamasti on see muutus evolutsiooniline, tasapisi midagi tehakse, midagi kujundatakse ümber.
Aga mõnikord on see muutus revolutsiooniline. No näiteks üks suur revolutsiooniline muutus on praegu siin, mis Pärnu jaoks vähemalt on siis Rail Balticu tulek. Pärnakad ise pole veel kohati isegi adunud, et see on suur muutus, aga siin nüüd need, kes on seal Tartus näiteks, kes ilma jäid, nendele tekkis see suurt probleemi. Ja nüüd siis on juba siit aastat 5 juba on sel teemal kokku löödud, et küll see Rail Baltic on ikka paha ja paha. Oleks läbi Tartu läinud, oleks võib-olla päris hea olnud, et see nüüd sõltub jälle, kuidas vaadata. Ja samuti on olulised mõisted siin geograafias nagu diffusioon, see, kuidas mingid muutused nagu omaks võetakse. Nad kivivad sageli sellisest suurest linnast väljapoole. Ja see on omaette selline suurem teooria lugu. Samuti siis selline koondumine või siis hajutab. Et väga pikka aega on siis inimesi linna kokku jooksnud. Aga kui nüüd läheb see linnas elu väga kalliks või kitsaks, siis kiputakse jälle ja tekivad võimalused just tehnoloogia läbi, nagu praegu on juhtunud, et on autod ja on internet ja kiputakse jälle linnast välja jooksma ja hajutuma. Ja hajutatakse siis kõigepealt linnaserva, linna suburbiasse ja siis veelgi kaugemale. Ja nüüd, mida minu Tartu kolleegid on ka siis mõnda aega siin juba uurinud, on siis homogeniseerumine, 2-3 on saanud sinna. Et pigem on siis toimunud meil segregeerumine. Et väga pikka aega on siis olnud meil oli selline pikk nõukaaeg, hall ühiskond ja inimesed olid ühte nägu ja ühte tegu. Kuigi osad tahtsid eristuda ja siis nõukaajal oma maja ehitamine oli selline kõige kallim ja mõttetum tegevus üldse tegelikult, aga väga palju tegid seda siiski. Nüüd on siis läinud asi sedamoodi, et inimesed tahavad nagu küll ka omasuguste hulka sattuda, aga siis kes kipub siis sinna Viimsi kanti ennast sättima ja kes kipub siis kuhugi mujale, aga tekivad siis sõltuvalt nüüd algselt varanduslikest oludest ja siis hiljem juba ka muudest kategooriatest, et kes kuidas tahab ühtesi ka välja näha. Kunagi sattusin New Yorgis elama paariks päevaks New Yorgi juudi kvartalisse ja see oli päris põnev. See oli ikka väga-väga hoopis teistsugune seltskond seal ja kogu see miljöö ja nii edasi, et tegelikult see ajapikku siis toimub selline segregatsioon. Ja see võib tegelikult ka päris halvasti mõjuda teatud ühiskonnaprotsessidele. Nii. Ja põhimõtteliselt võime siis leida sellised füüsilised ruumid, mida inimene pidevalt muudab. Nüüd eriti viimasel ajal, kui on seda võimu ja masinaid tekkinud palju juurde, on siis sellised sotsiaalsed ruumid, kus inimesed nagu üksteisega suhestuvad, institutsioonid, mis seda ka muutus siis, kui mingi muutus toimub, nagu selle põlistavad. Aga on ka tegelikult sellised sümboolsed ruumid, mis sageli võivad olla veelgi olulisemad, kui me seda Aljoša lihutamist või ümber sättimist mäletame, siis oli lihtsalt üks pronksist kolakas, mis viidi teise kohta ja sellega tekkis siis tohutult palju mäsu. Aga sellele sümbolile loodi selline taust ja sageli selline inimühiskonnas selliste asjade muutmine käibki läbi sümbolite, mis siis mängivad inimeste emotsioonidele ja teatud siis tunderuumid, pühad ruumid on ka, et ju siis teatud seltskonnal oli see väga püha koht, see oli veel võimendatud ja siis läkski niimoodi asuks lahti. Nii et selles mõttes tuleb nagu selle ruumi erinevate kategooriatega nagu olla kursis ja teada, et kui sa mingeid asju hakkad tegema, siis saad ka, kui sa hakkad tegema A, siis saad ka B ja C ja võib-olla isegi urmalt natuke D. Nõnda ja põhimõtteliselt ega siis muud ei olegi jah, et kui on sellises füüsilise ruumi mõjutajaks on inimene, kes siis neid erinevaid abstraktsioone endale nagu tekitab ja seal on oluline, tähtis on tuntus, et kuidas seda tuntakse väljaspool seda kohta ja teine on sinu keskkond, et kus siis inimesed tunnetavad ise, et kas neil on hea seal olla või neil on see keskkond natuke nagu niruvõitu ja see sõltub siis nii füüsilisest keskkonnast kui ka siis sotsiaalsest keskkonnast ja otsapidi ka turvalisus välja, eks ole, et kui ikkagi õhtul saad linna vahel peksa, eks ole, korralikult, siis tegelikult on see ruumi väärtus hoopis midagi teine. Et Pärnul oli ka mingi selline komme siin olla nagu suvepealinn, uhke, kõik olid väga rahul sellega ja siis mingil hetkel tulid siia noored ehituspoisid, kes kombeid ei teadnud kohalik ja hakkasid siin tänaval inimesi kiusama. Või ka need, kes tulid siis nädalavahetuse siia nagu õhtut veetma. Ja tulemus oli siis muidugi see, et kohe tekkis nagu peksupealinna nagu maine ja see siiamaani aeg käib läbi kuskilt, kuigi seda teemat enam ammu ei ole, aga ikkagi probleem on sellise nagu sõnana, mis siis ringleb.
Ja ongi siis üks märk seda, mis on siis kollektiivne ruum. Mul on sellest terve loeng tegelikult. Ma olen selle doktoritöö kaitsnud, et mismoodi selline meie ruum tekib ja mismoodi seda nagu siis on, ta on teatud mõttes võimalik kasutada ära ka sellise elanikkonda mobiliseeriva tegurina või siis kompleksina, aga ta võib olla ka tegelikult teatud poliitikute käes näiteks ka väga selline nagu piirav, sulgev, arenguid takistav. Nii et selles mõttes see identiteet võib olla nii positiivse kui ka negatiivse tähe. No nii, ja kui me vaatame siis kuhugi peale, siis küsimus on ka selles, et mis on see eripära, et kui neid pilte siin vaadata, see on üks Lasnamägi, näeb kõige või isegi jõhkram välja siin tegelikult nende Ameerika piltide kõrval. See on Walmarti selline suur kaubanduskeskus, mida on seal Ameerikas 5000, kõik üsna samamoodi ja sellised mõtletud karbid. Et siis jah, küsimus nagu koha kvaliteedis ja mismoodi seda koha kvaliteeti nagu luua. Siin on arhitektuuril muidugi väga palju öelda ja see, mida siis lastakse teha, mida tehakse. Ja üks väike selline naljapilt ka vahepeal, et kui on koht, siis on ka kohatu koht. Ja tegelikult naljaga pooleks on see kohatu üks päris korralik koht, kus siis on mõis ja kus on siis puhkeasutus ja lausa ka õllekoda püsti pandud. Nii et tegelikult ka see nali, mis selle koha taga on, mängib ka nagu positiivset rolli, nii et alati võimalik sellest ka täiesti mõttetust kohast tekitada väga äge koht, isegi kui ta nimi on kohatu. Nii, ja veel väikest sellist filosoofilist juttu, et tegelikult mis on juhtunud, on siis selline ruumi kokkutõmbumine. Ahaa, midagi nüüd juhtus, üks pilt on puudu, huvitav. Aga see tuleb pärast äkki või? Mingi pilt on ära kadunud, mis mul pidi olema siin. Kahanev maakera, võib-olla kuskil on siis ümber sattunud. Ja nende uute tehnoloogiatega on tegelikult see maakera juurdepääs erinevates kohtadesse oluliselt muutunud. Kui sa varem sõitsid Austraaliasse vist 2 või 3 kuud, sõltuvalt kuidas tuuled olid, siis nüüd sa jõuad sinna päeva poole teisega. Ja teine asi nüüd kogu see IT-maailm, mis on tealt instantseks muutunud maailma, aga mis on tegelikult tekitanud teatud paradoksid, et kui me mõtleme, et selle infoküllusega on teatud protsessid lihtsustunud, siis on nii, et näiteks ka planeerimisel on võimalik siis teatud plaane ja kaasamisprotsesse teha nagu väga lihtsalt arvuti vahendusel. Aga see on nüüd teine pool, et mille selline märksõna on lamemaalased ja vaktsiinivastased, kes siis tegelikult on tekitanud omale kogukonnad, kus siis inimesed sellist faktoloogiat üldse enam ei jälgi, seda ei adu, ei mõtle isegi. Aga lihtsalt küsimus on asi läinud uskumise peale. Ma usun ühte asja või usu mingit asja. Nüüd, kui juhtub see, et mingisugune arhitekti plaan, see on väga hea plaan, aga muutub uskumise objektiks, kas on hea või halb ja leiab omale pooldajad ja vastased, siis ongi jama käes, sest keegi enam ei kuula argumente, aga kõik ainult usuvad. Ja nüüd on see nüüd teema, millega peaks üsna tõsiselt tegelema. Et meil on võimalik väga lihtsalt inimesi kaasata, teatud infot koguda, andmeid töödelda, aga teisest küljest meilgi tuleb ka olla väga ettevaatlik selle somega, sotsiaalmeediaga või ümega, ühismeediaga, mis siis võib nii mõnegi hea plaani täiesti nässu keerata, kui selle meedia sellise juhtimisega nagu tegeleda. Nii, ja viimane 3 asi on veel, et kui nüüd kunagi tegelikult ruumid taastoodeti, et me vaatate neid mingid vanu mõisahooneid või talukomplekse, siis nad olid aastasadu umbes samal kujul ja neid tasapisi muudeti, siis modernismi ajastul toimus meil selline massiline ruumi juurde tootmine, millega toodeti ka väga halba ruumi juurde. Siis viimasel ajal nüüd on väga palju räägitud ruumi loomest, et see ruum peab olema selline loov, positiivne, inimese teatud vajadusi arvestav. Ja siin on siis ka muidugi, küsimusega muidugi, et milline on see seltskond, kes siis seda loomisega tegeleb ja samuti, mis seda siis tarbib. Nii, ja nüüd siis uue teema peale, et seesama restruktureerimine teadmus meediamajanduseks. Ja
Et kui me mõtleme siin paarsada aastat tagasi, siis oli tegelikult see rahvastik üsna hajutatud, linnad olid väga väikesed. Ja kui nüüd läks lahti siis tööstuseks, siis toimus väga massiline inimeste koondumine. Me hakati väga palju juurde ehitama asju. Ka keskkonnamõju, see, millega me siin praegu kliimamuutuse raames maadleme, on ka sellest aastast pärit. See on taganud meil ühelt poolt heaolu, aga teisest küljest ähvardab ka siis kogu selle palli niiviisi ära kärtsatada. Ning mis on ka nüüd ruumiliselt tähendanud, see on see, et kui nüüd sellises agraarsektoris kunagi töötas päris palju inimesi, siis tänu tehnoloogia arengule, põllumajandus on praegu väga kõrgtehnoloogiline, samuti metsandus, on siis ruumi vajadus oluliselt kahanenud. Nii et tänasel päeval 200 hektarit, võib-olla isegi 600 hektarit on selline kober teraviljatalu. Tööstuses samuti võib olla see ruum päris suur all, kuigi nüüd et Kreenholmis töötas tippaegade 15 000 töötajat, aga seal on ka muidugi 600 000 ruutmeetrit pinda eri küll korrustel. Et see territoorium on päris pirakas, aga ikkagi kontsentratsioon on mitmekordselt suurem ja nüüd kui me vaatame äriteenuseid, neid pangatorne kuskil seal Tallinnas või veel kuskil Ameerikas või teistes suurlinnades, siis sinna annab neid töötajaid veel rohkem kokku pakkida. Nii et põhimõtteliselt, mis on siis juhtunud, ongi see, et viimasel alates siis 70ndate teisest poolest on läinud siis selline uus globaliseerumise faas käiku, kus siis hästi palju tootmist viidi odava töömaadesse, samal ajal siis lääs spetsialiseerus kontoritöödele, kinnisvaraarendusele, kõik selline, mis on tore ja mõnus. Kuigi mitte ainult, sest tegelikult ka seal ärikeskuste elukvaliteet, keskkonnakvaliteet ei pruugi seal kõige parem olla. Nii et tegelikult inimesed on samal ajal ka otsinud omale ka siis seda rohelist ilusat elukohta, mis agraarajastus paistab, sest sellega ollakse ju harjunud. Ja see on nüüd viinud ka muidugi selleni, et inimesed lendavad hästi palju mööda maailma ringi ja samuti sõidavad nad siis oma seal suburbiasse ja sinna citysse ning selliste suurte linnastute energiakulu on oluliselt suurem, kui ta on sellistes nagu väikelinnastes võrgustikes. Nii et tegelikult see uus keskkonnaparadigma, mis nüüd meile peale tuleb, see ilmselt paneb ka teatud muutused ka sellisesse ruumi planeerimisse, aga ma ei tea, seda esialgu vist väga ei ole veel nagu ära omustatud, et tegelikult et pigem nagu püütakse nagu teha elektriautosid, mis tegelikult liiklusolukord, energia kulutust eriti nagu päästa, lihtsalt kasutatakse teistsuguseid energiaallikaid. Kuskilt peab see energia tulema ja selleks nagu veel väga valmis ei olda. Mis on nüüd veel tähendanud see, et tegelikult on selline tava agraarsektori hõive on kukkunud siia mõne protsendi peale arenenud riikides. Tööstus tegi vahepeal sellise korraliku hüppe ja nüüd on taandunud sinna ka 20–25% peale ja on läinud üles on teenused. Nüüd ongi, et missugused teenused, et sellised isikuteenused, mida siin Lõuna-Euroopas pakutakse palju turismi näol, see on üks asi, kus väga kõrget kvalifikatsiooni vaja ei ole, aga nüüd ärisektori teenused, see on siis tunnusaru sellele uuele ajastule, mis siis ongi seal tornides suuresti ja suurtes linnades eriti kontsentreerunud, mis eeldab ka väga kõrget kvalifikatsiooni. Ja mis omakorda nüüd tõi kaasa ka, näiteks New Yorgis oli mingil hetkel räägiti dualiseerumisest, et olid väga kõrge kvalifikatsiooniga inimesed, olid väga madala kvalifikatsiooniga teenusinimesed ja tulemus oli siis tegelikult ühiskonna lõhestumine. Ja kui me vaatame Eesti pilti, siis see on ka üsnagi siin muutunud, kus siis tööstus on tasapisi vähenenud, kui õnneks on ta püsinud meil ikka päris heal tasemel, see nüüd võrreldes 2019. aastaga. Ma sain siia ka uued numbrid nüüd sisse 2020. aasta eelmine kord ma näitasin natuke vanad numbreid veel. Ja nüüd viimasel hetkel nüüd toimus selle korona tõttu ka väike hõive langus, kuigi mitte ka väga väike, see ikkagi mituteist tuhat inimest. Ja teenused on pidevalt üles läinud, välja arvatud viimane koroona aasta, kus ta nüüd on natuke alla käinud. Ja agraarsektor siis jätkuvalt kahaneb vaikselt. Aga printsiibis tegelikult, mis on oluline, tegelikult on just see tööstushõive ja eriti just sellise jätkusuutliku konkurentsivõimelise tööstuse hoidmine, sest tegelikult ega meil puhtalt teenuste peale võib ju ka elada, aga nagu nüüd see viimane korona näitas, ikkagi inimesed lõpuks tahavad süüa, neil on vaja kuskil elada, nii et kui sa ikkagi toodad inimestele vajalikke kaupu, ka muu hulgas, mitte ainult turismiteenust,
siis on su majandusega nagu palju paremini. Ja Eesti õnneks on seda ka olnud. Nüüd samas küsimus on ikkagi maines, küsimus on see, mismoodi see meedias välja paistad ja tegelikult miks siis ehitatakse selliseid huvitavaid asju nagu Guggenheimid, siis või ka väga põnev asi on ka muidugi selline vana ja uue liitmine, mis siin Tallinna Rotermanni kvartal paistab. Eks see ongi siis selle uue loomine ja taustal on siis veel üks asi, et mis siis on selline, sellest on juba vist aastat 15 tagasi, kui see eesti keeles ilmus Sulematute ühiskonna raamat, kus ta siis seletas, et on siis selline IT-ajastu siin meil praegu ja mida rohkem edasi ja tundub, et tal on olnud õigus Rolf Jensenil, seda rohkem ka mängib see meedias tuleb ja nüüd sellest sotsiaalmeedias tuleb. Et see Õnneliku kana lugu pole väga tähtis, lihtsalt Rolf Jensen, kes pärast võtke see link, vaadake see tema loengu jupp üle seal. See on päris tore lugu tal, mis ta räägib. Aga printsiibis on just see, et tegelikult üha rohkem me haarame neid pilte ja erinevaid meediatulemusi ja selle läbi tealt müüakse ka kohtasid ja kui sa ei suuda selles valdkonnas olla kursis, siis oled sa ka kaotaja. Ja need Guggenheimi käinud ka seal Bilbaos, olen käinud selles Guggenheimi muuseumis. Maja on väga võimas, tekitanud täis omaette struktuuri seal. Aga kui sa muuseumi käid läbi, siis tegelikult see möh, et Louvriga võrreldes pole see mitte midagi. On selliseid metallist kolakaid ja mõningaid muid asju. Maja on muidugi võimas, aga see moodsakuulitsist asi, võib-olla asi on ka vaate silmad. Võib-olla mõnedel on seal väga midagi huvitavat saada. Aga fakt on muidugi see, et see tänu sellele, et selline liigutus tehti seal linna otsusel või regiooni otsusel on see ikkagi toonud väga palju kaasa positiivset ka sellises moodsa arhitektuuri näol ja on võimalik rääkida erinevaid lugusid siis nendega seoses ja see omakorda nüüd hakkab kerima ja ongi lõppkokkuvõttes on see vana selline täiesti maha käinud tööstuspiirkond on saanud nagu uuele elule. Ja siis tehaksegi selliseid huvitavaid asju, see on üks Rootsi keskel olev, nagu meil on Lottemaa, on siis Astrid Lindgreni maa, mis siis on täiesti selline teemapark ja see on selline mood, sellised erinevad atraktsioonid, mis siis inimestele õudselt meeldivad, loomade heaolu, mis on ka tõusnud teemaks, et kohati isegi tundub, et inimeste heaolu pole enam üldse nii teema, kui on see loomade lugu. Aga ka teil traditsiooniline värk, et mis on Eestis, ainuke asi, mis seal võib-olla välismaalase silma riivab, on internetkatus, mida nüüd tehakse ka muidugi ka mitte asbestiga, aga see, et sa suudad pakkuda selliseid ehedaid elamusi, et Eestis on ka üks suitsusauna teema saanud UNESCO-sse lausa enne soomlasi, mis on tõesti omaette fenomen, see on ka juba väärtus omaette. Nii, et okei, ma lasen selle, põhimõtteliselt tehnoloogia muutus on tealt väga palju võimaldanud ja see info kui kauba teke ja sellise sotsiaalsundruumi tähtsus, millest ma juba rääkisin, et see on loonud siis võimalused mitte ainult keskustes, aga ka mujal. Aga nüüd see imperatiiv on see, et sa pead selle globaalse võrguga ühenduses olema. Kui seda ühendust ei ole, siis sa oled põhimõtteliselt kaud. Kuigi jällegi võib-olla mingitele väiksetele gruppidele friikidele sobib ka see, kus sul üldse mingit ühendust ei ole. Aga see on ikkagi väga selline väga nišikas. See pilt kadus mul ära siin. Printsiibis siis on siis sellisest maakerast saanud selline väike nagu täpikene, tõmbustäpiks, nagu siin kunagi noored kavatsesid öelda. Aga see nüüd ei tähenda, et see ruum oleks ära kadunud, ta lihtsalt teisenenud ja viitan just sellele sotsiaalsele tunderuumile, et see sotsiaalmeedia ja see infoplahvatus, see on tegelikult tekitanud ka mingil määral siis vähemalt meile paraja karuteene, et meil tuleb kuidagi moodi nende sotsiaalmeedia ja mullistustega nagu hakkama saada. Ja praegu, mis nüüd toimub, on siis üsnagi selline tõsine muutus, majanduses toimub ettevõtete põlvkonna muutus Eestis. Soomes oli ta 10 aastat tagasi, läks käimas see sõjajärgne ettevõtete seltskond või 20 aastat tagasi isegi juba hakkas pihta see muutus. Et kes firmad üle võtab ja ka see, et mismoodi siis firmasid juhitakse, et kui sa vaatad 60-aastate firma juhte ja vaatad 40-aastase firma juhte, 30-aastaseid pigem siis on see nagu öö ja päev. Nüüd, mis on väga huvitav, on see, et vahepeal odav töö läks väga ära Aasiasse, nüüd on ta tagasi tulemas, käib kaubandussõda Hiinaga. Muidugi, mis ikkagi toimub jätkuvalt, on selline teadusmahukamaks muutumine
millest pärast ma ka seda rohkem nüüd järgnev ettekanne tulebki suuresti sellest. Ja toimub siis rohepööre energeetikas ennekõike just, mis praegu meil siin iga päev on ilmselt juba teemaks, gaasi hind ja elektri hind ja mis veel. Ja samas käib ka sõda tuugenite vastu, eks ole, neid ei tohi kuhugi ehitada ja käib sõda siin tööstuste vastu, mida ei tohi kuhugi ehitada, sama NIMBY. Et tegelikult on ikkagi päris palju põnevat üleval. Muidugi teistkülest on see ka pärast peavoolu nendel, kes neid protsessi võivad juhtima. No ja muidugi siin on omakorda siis täpp-hiil või sellel on siis pandeemia, mis kõik selle nüüd üles keris. Inflatsiooni käivitas, tohutu raha lükati turule. Eestis tehti veel muidugi vint peal veel üks, pandi pensioniraha 1,2 miljardit veel huugama, nii et palju õnne. Ja samuti, mis on nüüd huvitav, on see, et Eestis käib rändepööre. Et ma korraks ühe pildi panin siin, teine pilt kui eelmine kord oli. Et on siis, ma tahan sellepärast tõin selle siia, et väga palju ütlevad, et Eestis elanikkond väheneb ja eelmine kord siin mu isegi läks korraks vaidluseks siin osade osalistega, et tegelikult on siis küsimusega metoodikas, tegelikult see metoodika muutus 2015 statistika hakati kasutama teistsugust metoodikat, aga minu tunne oli küll, et ta juba siin mõnda aega varem ka natuke niiviisi juba kasvas. Ja just tänu sellele, et osad, kes olid varem välja rännanud, need hakkasid tagasi kolima, naised tulid sünnitama ja poisid said oma mingid rahad makstud pankadele ja tulid ka tagasi elama. Ja teine siis tegelikult välismaalased, just tänu nendele on see, ka see viimase paari aasta nagu muutus nagu toimunud, et on vähemaks jäänud seda liikumist. Aga printsiibis on ikkagi see tähendanud ka seda, et on selline geograafidel ja majandusteadlastel siis selline trickle-down efekt, et kui elanikkond nagu kasvab ja suurtes linnades läheb kitsaks, siis hakkab nagu rahvas välja voolama. Tartusse on siis nagu mõnda aega välja kolitud. Tartu on kasvanud, Tartu maa, siin on siin maakonnade kaupa on see. Ja teistes maakondades ka tegelikult, kui vaadata neid, on siis see ränne on ikkagi tasapisi niiviisi väljaränne on nagu vähenenud, kuigi nüüd see koroona oli jälle teatud hüpped tagasi. Aga nüüd võib ka eeldada, et kui see nii-öelda protsessid selline Eesti heaoluühiskond nagu areneb, siia tuleb mõnelt rahvast juurde immigratsiooni näol. Suures linnas, Tallinnas ennekõike, nagu ta mujal Euroopas on juhtunud, nagu põliselanikkond nagu väheneb, siis tegelikult ka see muu Eesti siis just põliselanike läbi nagu võidab. Et need, kes nüüd tagasi tulevad, nemad püüavad siis ennekõike koju minna, aga tingimus on muidugi see, et neil on kuhu minna ja et koha selline keskkond on selline vastuvõetav. Et kui neil ei ole vastavat seal kooli või siis teatud elamist leida seal, siis tegelikult nad ikka sinna ei lähe, et see on nüüd kriitiline teema. Ja nüüd põhiteema juurde siis, et kuhu inimesed lähevad Euroopas ja see nüüd kaart mõni aasta tagasi Esperi poolt tehtud. Kahjuks on ta küll NATS 2 tasandil, et mis tähendab Eesti on üks regioon, aga printsiibis ta näitab siis seda, et kus on siis uus tehnoloogia ja teadusarendusvõive, mida tumedam pruun, seda rohkem on seal tekkinud ja viirutusega on siis andnud väljarände. Ja see on väga selge nagu sõnum, korrelatsioon on siis see, et kus uut hõivet ei tekki, nagu need Lõuna-Euroopa turismipiirkonnad või siis teenuspiirkonnad on või siis Ida-Euroopa teatud piirkonnad, kus seda uut hõivet on vähe, need ka kaotavad elanikke. Ja Eesti on siin selline tubli keskmine, et pööras juba plussi oma rände poolest. Ja samas ei ole ka seda tipptehnoloogiat väga palju meil veel ei ole siiski, kuigi nüüd startupide edu on päris märgatav olnud ja ka seal on päris kena hõive tekkinud juba, kuigi mitte muidugi võrrelda tööstusega veel. Aga nüüd võib-olla põhiteema nüüd ongi see, et kuidas see olemasolev tööstus saada ka selliseks nagu ta Põhjamaades siin, kus siis üsna tummiselt on antud nagu sinna seda nii-öelda uut hõivet juurde. Ja põhimõtteliselt on siis vaja tarkust juurde saada, nagu siin meie akadeemia president ütleb. Ja siin on selline omadus, et inimkapitali kasvuga kaaseb ka sellise sotsiaalkapitali. Inimesed suudavad paremini suhelda, saavad üksteise vajadustest paremini aru kuidagi, tuleb see nagu koostöö neil paremini välja. Ja see määrab ka siis selle, kuidas sa rahvusvaheliselt suhtled ja milline on sinu ettevõtete edukus. See nutike spetsialiseerimine, mida siit on Euroopast peale surutud, see on paljuski jäänud selliseks sõnakõlksuks, lihtsalt ei mõelda nagu selle sisu peale. Et võib-olla tark spetsialiseerimine, see oleks isegi parem öelda, et siis sa nagu saad, et sul on nagu rohkem tarku inimesi, kes suudavad nagu seda tööd nagu teha.
Ja nüüd ongi see, et märksõnaks on siin just selline teadusarendus ja seal on omakorda märksõnaks ülikoolid. Et selline mustem töö on läinud nagu arengumaadesse ära paljuski või ka ääremaadele. Ja ega see globaliseerumine ei toimu kuu peal, toimub ikkagi reaalsetes kohtades, kus siis inimesed elavad. Ja nüüd küsimus ongi selles, et milline see sinu nagu koht selles globaalses tööjaotuses. Et kui sa teed musta tööd, siis sa jäädki selle peale. Ja kui sa nüüd suudad oma ettevõtet viia järgmise tasemele, kus nad hakkavad kasutama roboteid, kus nad suudavad toota paremaid, kallimaid tooteid, et sellised juhul on see eduga nagu tagatud. Ja ränne on ikkagi ennekõike noorte ja haritumate lugu, et seal, kus need uued töökohad tekivad, sinna nad liiguvad ja omakorda see võimendab veel seda, et tegelikult nad tulevad siis seal, kus on juba hea seltskond ees, tuleb seltskonda juurde. Ja suuresti toimub suurlinnades juba ära, aga seal on juhtunud see, et see ülekuhje, see hindade kasv, kõik on kirunud seda tohutuid hindasid, mis on seal Londonis või kuskil Barcelonas. Ja siis nad rändavad sealt, ütlevad paremat elukeskkonda, kus on võimalik sellest maksta, siis on tohutud rändevood. Ja mõned on sellest aru saanud, nagu üks Pärnu poiss, kes siis adus, et pagan, et miks ma pean Tallinnast kulutas 2 tundi seal transpordi peale, et miks ma pean seda kulutama seal, kui ma võin kodus vajadusega mobiiltelefonist on firmat juhtida. Ei, nad hoopis tegid siin selle Forward Space'i, kus koos asju teha. Nüüd on ta omal juba siin seltskonna üle maailma inimesi kokku toonud, teevad mänge ja ütleb, et tal on kodus palju parem nagu tööd teha, et ta ei kuluta selle pendeldamise peale oma tööaega või ka siis oma jõudaega. Nii et sellistel väiksematel kohtadel alates siin, Tartu on siis siuke vahepeale seal, aga Pärnu peab mõtlema näiteks juba oma väiksuse peale ja kuigi nüüd mingi hetk siin juhtub see, et kui nüüd juurdepääs paraneb tänu Rail Balticule, siis on võib-olla väga lihtne juba asju teha, sellepärast Haapsalu ka üritab seda raudteed omale saada. Aga nüüd paljudel ongi see rahvuspargistumise probleem. Teed seal turismi ja natuke kavandad mingit kivi ja see probleem on see, et tegelikult sellega elanik on ikkagi kipub ära minema. Ei olegi eriti palju võimalusi. Aga teine variant on siis nagu nutikalt spetsialiseeruda, luua endale siis eeldusi selleks arenguks. Ja põhimõtteliselt on siin näiteid väikeste kohtade kohta on päris palju ja ma selle Davosi näidet päris palju toonud, et see on siis selline mägikuurort, kus siis üks kaval härrasmees lihtsalt hakkas maailma vägevaid kokku vedama ja nüüd on seal muidugi kinnisvara hinnad täiesti laes või siis kus on sattunud kunagi mingi suur ettevõte, IKEA või Husqvarna ja seal on ka asjad väga hästi. Ja siis Šveitsi hotellikoolide lugu, et mis ka meid väga imponeerib, et isegi üks plaan, mis küll vahepeal jäi siin toppama nüüd tänu koroonale, aga kunagi oli siis Šveitsis väga halb teenuskvaliteet, sealt on siiamaani, aga siis nad mõtlesid, et loovad nagu just tippseltskonnal ikkagi parema kooli ja tekkis Lausanne'i hotellikool, millest on saanud selline vabrik, aga seal on terve klaster tegelikult selliseid hotellikoole, kus siis nööritakse sul aastas 40-50 000 franki, mis on Eesti õppekavadega võrreldes selline 5-6-kordne, isegi 10-kordne hinnavahe kohati ja teenitakse selgelt väga palju raha. Enamus neid tuleb sisse, läheb välja, aga tekkis ka selline omaette ekspordiharu, mis siis on turismi või siis hotelliharidus, kus enamus nende lõpetajatest ei lähe turismisektorisse, läheb hoopis pankadesse, kuhugi infoagentuurisse, kuhugi mujale. Või siis selline lugu, mis on Eestis juba olemas. Mitte Virveti tahtnud ma näidata sellise kuul, aga pigem seda laeva, ka Kihnu Virve ja see nüüd siis produkt, mida toodetakse Saaremaal. Saaremaal tekkinud umbes 30 firmat sellise kobarana, alates siis väikepaatide tootjatest lõpetades siis Selama Workboatsiga, kes siis neid suuremaid paate toodab. Ja nad omakorda tekitanud siis omale Tehnikaülikooli kolledži, mis on vahepeal oli mingi meremajanduskeskus, mis iganes oli, aga fakt on see, et see kompetentsikeskus seal töötab. Ja siin mõni aasta tagasi, oligi mul see fakt ka siin, 2019 nad palkasid juurde ainuüksi sellesse sektorisse 150 töötajat, mis on Saaremaa mastaabides ikka väga võimas. Ja nüüd on ka nad juba globaliseerunud, omale kontorid mujale maailma rajanud, et firmad tegelikult on saanud täiesti väga selliste kallite toodetega jala siin arenenud maade ukse vahel. Ja printsiibis ongi siis selline nagu kõndimine nagu sellisest, kus allhankest odavast, kus sa praegu oled,
innovaatoriks, turuloojaks, lõpuks saades selline globaalne bränd. Muidugi ma arvan, et ökosüsteemi keskmeks Eestil vast ei tasu nagu unistada saada, kuigi me oleme siin IT mingites liinides päris tublid olnud. Aga jah, mitmed globaalsed brändid on meil juba olemas, nii et tegelikult selles mõttes on asjad täiesti reaalselt olemas ja tasub lihtsalt ka oma siin samas Eesti sees ringi vaadata, et kus siis nagu malli võtta ja kellega nagu edasi minna. Nii, ja kui nüüd vaadata, mis on Euroopas siis olemas, siis tegelikult see juurdepääs ülikoolidele ongi üsna kriitiline, et kui nüüd võtta need piirkonnad, mis on ülikooliga, mis saavad sinna ligipääsu, mis on kaugemal, siis seal on väga selge selline nagu need, kus ülikool on, need pigem võidavad elanikke, need, kus ei ole, need siis kaotavad. Ja Eestis praegu siin ongi, et Tartu Tallinn on põhikämpused, nüüd ongi, et mida on siis Põhjamaades ja ka meil ka tehtud, on siis tekitatakse neid väiksemaid pesasid igal poole juurde, kus siis tarkade inimeste punt tekiks ja seda teadmist niiviisi koha peale tooks ja seda levitakse, seda tõlgendatakse, seda selgitakse. Eestis on siis ka tegelikult olemas kolledžid, mõned on küll siin vahepeal kinni pandud ja ise sinna pidid tekkima, sellise kujul vähemalt. Aga printsiibis on siis Eestis ka võrgustik olemas, kus siis väiksemates kohtades, kas siis kolledžite või kompetentsikeskuste näol seda teadmist nagu jagatakse ja mul tundub, et järgmisel programmiperioodil tuleb seda huvi nagu juurde, aga nüüd, mis on nüüd oluline just ka teie poolt, on see, et seda teadmist ka ministeeriumite omadele nagu selgitada, et see, et sa Tallinnas ja Tartus teed mingisuguse programmi, sellest veel ei piisa sellest, et see ka see teadmine sellest programmist ja see teadmine ettevõtete jaoks kohale jõuaks, sest tegelikult viimase programmperioodi tulemus oli see, et vist nutikast meetmest neli projekti läks väljaspoole Tallinna ja Tartut. Et tegelikult lihtsalt need ei jõua sinna kohtade, kuna seal ei ole seda vastuvõtvat võimekust. Nii, ja põhimõtteliselt ongi meil siis nagu teema, et tegelikult on meil teatud spetsiifika, asendised, et me ei saa nagu ennast nagu Uruguay on tekitanud seal ühe linna, et Montevideo ja see muu on nagu selline põllumajandus, kus siis nagu ressurssi hangitakse, aga seal vist tundub, et seal vist pole turvalisuse probleem väga suur. Samas on meil väga palju ressurssi, mida me praegu suuresti veame välja ja mis on muidugi väga vinge on see, et tegelikult ma usun, et 50 või veel enam 100 aasta pärast on Eesti ülivalt elatav koht, sest praktiliselt kogu Lõuna-Euroopa kirvestub ka ära. Ma ei usu, et nad seal kokku lepivad Glasgow's midagi, tundub, et ei lepita. Ja samas on meil olemas ka selline majanduslik maakonna võrgustik, et tegelikult see, kus on tegelikult kovedad linnad olemas, Pärnu, Viljandi, Rakvere, et nüüd oleks vaja lihtsalt nagu rohkem tööle panna, et see linnakeskkond, mis seal on olemas, mis on sellisele innovaatilisele inimesele, noorele võiks olla huvitav, just pere inimesest noorele, seda nagu omakorda võimendada, mida ka siis Jerzy seal Valkas üritab teha linna koondades seda keskkonda paremaks tehes. Põhimõtteliselt, kui me vaatame nüüd seda pilti ja siis vaatame siin 20 aastat hiljem pilti, siis tegelikult ega suurt vahet ei ole, et tegelikult need keskused on ikka samas kohas ja see tagama on ikka sama, et see geograafia on väga stabiilne. Muidugi vahe see, et kus on, sinna tuleb juurde pigem. Ja ka riigiplaneeringutes on neid asju seal rõhutatud, iseasi küll jah, et seal mingis poliitilises protsessis on siin igasugune imelik keskusi ka tekitatud, mis tegelikult on ka keskused, aga mis tegelikult sellist nagu suurt rolli nagu ei kanna. Kuigi samas jällegi Otepääl või ka Tõrval näiteks Valgamaal on ka omaette roll täiesti olemas. Et mis oleks nagu selline sõnum, et tegelikult peaks investeerima just sellisesse ettevõtluse ökosüsteemi, mis vaataks just järgmisse või sellesse sajandisse, vaataks uutesse valdkondadesse, mis on siin nagu ökoenergeetika ja teatud ressursipõhised tootmised, kus oleks vaja seda teadmist juurde anda. Ja siin on ikkagi neetult oluline see omavalitsuste koostöö, mis praegu ikkagi siin-seal väga ei taha toimida ja muidugi tuleb ka arvestada, et sellise kõrge kutsekooli pidamiseks on nagu seda ressurssi ikkagi vaja keskmiselt rohkem, kui on keskmiselt omavalitsusel inimesi, et alla 20 000 nagu eriti Euroopas nagu ei arvestata sellega. Et siin ka need reformid, mis tehti Taanis ja Soomes, tõmmatigi see joon 20 000 peale lõpuks. Algus oli 30 000 peale, see lepiti natuke allapoole, aga printsiibis lihtsalt, et sa pead ikkagi mingit võimekust omama, et hakkama saada. Ma üle siin panen oma jutu kinni, mul on siin ka tegelikult lisamaterjali veel päris palju. On siis TAIE, mis siis on käimas, osalen ka seal ühes koosolekul, kus me siis püüdsime jälle seda TAIEt regionaliseerida, et tegelikult adugu seal ametnikud, et see ei lähe sama lihtsalt abikäsul kuhugi kohtadele. Ja ka mingit kriitikat on seal ka päris korralikult ja mis need probleemid seal on.
et mida teha siis sellise teadusarenduse suurendamiseks. Ja printsiibis siis meil on siin praegu see kolledžite võrk olemas, kompetentsikeskused ka siin-seal, et tegelikult see tuleb lihtsalt kaardi peale vaadata Eestis ja need teadmispesad niiviisi tekitada ja see on eriti just koostöös kutsekoolide ja ülikoolide vahel, et ülikooli kolledžite vahel, et Põhjamaade näited on väga selgelt tulemas, kus siis tegelikult ütleme, Soomes on 6 ülikoolide keskust väiksemates linnades ja seal pooltes isegi ei ole tudengid, põhiõppe tudengid, on ainult teadustöö ja on siis mingil määral siis täiendusõpet, aga väga tihe koostöö ka siis kohaliku kutsekooliga, mis tegelikult annabki selle nagu töötajate lisandumise. Küsimusi on? Aitäh, Kari. See oli väga ülevaatlik loeng sellest, kuidas me peaksime, ütleme niimoodi, jõuda olukorrani, et majanduslik areng oleks ka valjaspoolt neid suuri keskusest, kui me tahame kvaliteetse ruumi, keskkonna, siis need kohad peavad olema selgelt ka edukad, sest kui koht ei ole edukas või ei arene, siis on väga raske tegelikult kvaliteetse ruumi tagada.